Ukraina võib liituda Euroopa Liiduga juba lähikuudel, kuid hübriidmudeli alusel, mis näeb ette Euroopa riikide vastastikuse kaitse, kuid Kiiev ei saa Euroopa Liidus täisõigust hääletada. Eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa on pakkunud Ukrainale niinimetatud lihtsustatud liikmelisust Euroopa Liidus ning sümboolsete soodustuste andmist. Nagu ütlevad Friedrich Merz ja Emmanuel Macron, ei saa Kiiev hääleõigust, kuid formaat võib sisaldada vastastikuse kaitsesätet. Ühest küljest on see Ukrainale otsene tee tulevikus täisliikmeks saamiseks. Teisest küljest on see Euroopale reaalne kaitse Ukraina relvajõudude poolt, sest Euroopa armeed ei ole objektiivselt suureks sõjaks valmis. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun teil tellida. Tellige kanal, pange like, kirjutage selle episoodi alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal on ka lingid, kuidas saate toetada selle YouTube'i kanali tööd. Olen tänulik iga teie annetuse või sponsorluse eest. Nii et pärast Vladimir Zelenski valjuhäälset Euroopa turneed kutsusid Saksamaa ja Prantsusmaa üles andma Ukrainale sümboolseid soodustusi liitumise ettevalmistuse etapis, mis välistavad põllumajandustoetused. Ja hääleõigus. See ei vasta Kiievi lootustele kiirendatud liikmelisuse osas pärast võimalikku rahulepet Venemaaga. Sellest kirjutab täna Financial Times. Kuid see ei tähenda, et Kiiev saab lihtsustatud või hübriidse liikmelisuse Euroopa Liidus. Aga mida see siis kõik tähendab? Vaatame selle nüüd koos üle. President Volodõmõr Zelenski peab Euroopa Liidu liikmelisust üheks peamiseks eeliseks kõigile. Selles kontekstis toetab ta Ukraina liitumist Euroopa Liiduga juba 2027 aastal. Kuid Euroopa Liidu suurimad liikmesriigid on olnud Euroopa Komisjoni ettepanekute vastu katkestada aeglane ja bürokraatlik liitumisprotsess, et anda Kiievile kiireid eeliseid. Selgitan seda. Varem kutsusid mõned Euroopa Liidu riigid ja eelkõige Euroopa Komisjon üles pakkuma Ukrainale sellist lihtsustatud ja kiirendatud protsessi. Kuid kõik ei olnud sellise ettepaneku üle rõõmsad. Eelkõige olid selle vastu Prantsusmaa ja Saksamaa, kes pakkusid välja oma variandi. Ja siin on Saksamaa ja Prantsusmaa ettepanekud, mis on esitatud eraldi dokumentides, millega Financial Times tutvus, hajutavad kõik Kiievi lootused, et sõjast räsitud riigile võidakse anda privileegitud staatus ploki liikmeks astumise taotluse esitamisel. Eelkõige Saksamaa taotleb Kiievile assotsieerunud liikmestaatust, mille puhul Kiiev osaleb ministrite ja liidrite kohtumistel. Kuid tal ei ole hääleõigust ega automaatset õigust saada vahendeid Euroopa Liidu ühisest eelarvest. See tähendab, et justkui oleks Euroopa Liidu liige, kuid ilma hääleõiguseta. Prantsusmaa nimetab sellist vahepealset liikmelisust integreeritud riigi staatuseks, mille kohaselt on juurdepääs ühisele põllumajanduspoliitikale ja Euroopa rahastamisele. Juurdepääs sellistele poliitikatele nagu ühtekuuluvuspoliitika tuleks edasi lükata kuni pärast EL-iga ühinemist. Ja just siin tuleb välja ebameeldiv tõde. Hiljutine Ungari peaministri Viktor Orbani kaotus valimistel, kes pani veto Ukraina liikmesus läbirääkimiste alustamisele, andis mõningast lootust edusammudele. Nüüd justkui pole enam mingeid takistusi. Orban on läinud, seega kõik. Alustame läbirääkimisi ja võtame Ukraina Euroopa Liitu vastu. Kuid valdav enamus EL-i liikmetest kardab tõsiselt, et Ukraina ja teiste kandidaatide kiirendatud vastuvõtmine Euroopa Liitu õõnestab ploki poliitilist dünaamikat ja vähendab liikmesuse väärtust. Lühidalt, Viktor Orban oli lihtsalt see, kes avalikult astus vastu Ukraina liitumisel EL-iga, kuid oli ka neid, kes tegid seda varjatult. Nad varjasid end selle taha, et kuulge, EL-i liikmesus on midagi väga ülevat ja seetõttu ei saa seda niisama lihtsalt anda. Selliseid riike nagu Ukraina tuleb mitu aastat piinata, et nad hindaksid seda, mida nad lõpuks saavad, kui nad EL-iga liituvad. Ja praegu kardab Kiiev Ukraina ametnike sõnul, et igasugust leebemat liikmesuse kontseptsiooni tajub Ukraina rahvas kui halba asendust tõelisele liikmesusele. Kuigi mõned elemendid, mida Merz ja Macron on välja pakkunud, võivad olla kasulikud. Prantsuse-Saksa ettepanekud tulid pärast seda, kui komisjoni pakutud niinimetatud vastupidise laienemise kontseptsioon lükati peaaegu kõikjal tagasi. See kontseptsioon nägi ette, et Ukrainale antakse täisliikmelisus ilma kõiki EL-i kriteeriume täitmata.
ja seejärel rahaliste ja teiste eeliste järk-järguline saamine vastavalt sellele, kuidas neid näitajaid erinevates poliitikavaldkondades saavutatakse. Peamine erinevus Euroopa Komisjoni idee ja Pariisi ning Berliini kontseptsioonide vahel seisneb selles, millal Ukraina saab nimetada Euroopa Liidu institutsioonidesse oma esindajaid ja saada hääleõiguse bloki otsuseid tegevates nõukogudes. Saksamaa ettepanekus öeldakse, et uus staatus omab sümboolset jõudu tänu oma nimetusele ning selle võivad anda EL-i liidrid poliitilise otsusega, mis võimaldab vältida pikaajalisi protseduure. Ja nüüd tuleb huvitav moment. Pehmem liikmelisuse variant sisaldaks EL-i vastastikuse kaitse klauslit, mida peetakse üheks Ukraina peamiseks eeliseks, arvestades, et NATO liikmelisus on lähitulevikus välistatud. Sellist klauslit võiks tegelikult rakendada lihtsa poliitilise deklaratsiooni kaudu. Kuid Euroopa Liidu eelarveliste vahendite automaatset kasutamist ei toimu. Selle asemel hakkab Ukraina järk-järgult liituma EL-i rahastamisprogrammidega vastavalt läbirääkimiste edenemisele ja ülemineku reeglitele. See tähendab, et kõigepealt võetakse Ukraina vastu sellisel hübriidsel viisil. Euroopa Liit tunnustab Ukrainat EL-i liikmena, kuid ei anna talle hääleõigust ega juurdepääsu Euroopa Liidu eelarvele. Aga nõuete ja reformide täitmise käigus saab Ukraina siiski sellised õigused. Praegu aga pakutakse, et kõigepealt täitku Ukraina kõik tingimused, kõik reformid, kõik klastrid ja nii edasi. Ja alles siis algavad liitumisläbirääkimised. Ehk siis, saate aru, see ümberpööratud protsess tähendab, et esmalt võetakse vastu, sest Ukraina on juba piisavalt reforme läbi viinud, võetakse vastu, aga selleks, et saada kõik EL-i liikmelisuse eelised ja boonused, tuleb veel palju reforme ellu viia. Oluline on märkida, et mõlemad riigid, Saksamaa ja Prantsusmaa, rõhutavad, et see lihtsustatud versioon ei ole alternatiiv täisliikmelisusele, vaid on, nagu Berliin ütleb, lihtne ja sisuline tee liikmelisuseni, mis toimib sellel teel kiirendajana. Seda on juba Pariis kinnitanud. Aga siin on vastastikuse kaitse küsimus. Küsimusel on selgelt ka varjatud alatoon, sest lisaks Euroopa abile Ukrainale tähendab see ka vastupidist protsessi. See tähendab Ukraina relvajõudude abi Euroopale. Ja siin on, mille üle mõelda ning miks Pariis ja Berliin just sellist Ukraina vastuvõtmise kontseptsiooni Euroopa Liitu nii aktiivselt edendavad. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse abil. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed on selle video kirjelduses. Seal ongi kirjas toetada kanalit Aleksei Betši. Valige endale sobiv toetamise viis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!